Tere tulemast vaatama statistikaminuteid. Tänases osas räägime, milline on olukord Eesti tööturul ning milliseid oskuseid vaja läheb. Minu nimi on Georg. Ja mina olen Kirsti. Ja nagu te näete, siis täna ei ole minu kõrval ei Karel ega Maarja, vaid hoopiski Kirsti. Kirsti on tööturu ekspert, seega ma arvan, et saab väga põnev saade olema, et kuulda otse Kirsti käest. Aga Kirsti, räägi endast paari sõnaga, kes sa oled ja millega tegeled? Mina olen Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis tööhõive osakonna juhataja. Ma olen tööhõive teemasid analüüsinud juba väga pikalt, eelnevalt olin tööhõive valdkonnas analüütik, nii et väga huvitab need trendid ja tööturu näitajad, mis meil parasjagu toimub. Ja nagu juba mainitud sai, siis täna räägime tööturust, täpsemalt siis sellisest analüüsidokumendist nagu JER. JER on inglise keeles Joint Employment Report, mis on siis Euroopa Liidu selline analüüsidokument, mis analüüsib tööturu põhinäitajaid, vaatab, kuidas liigutakse eesmärkide poole ja annab ka lühida ülevaate liikmesriikidest. Ja vaatame siis, mis hinnangu JER Eestile andnud on. Et Kersti, mis sul siin pildil silma hakkab? No, laias laastus on see, et Eestis on hästi tööhõivega, meil on kõrge tööhõive, meil on hästi oskustega, täiskasvanu haridusega, aga kus me oleme, mitte veel päris punases, aga sihuke oranžis tsoonis, on meil töötus, pikaajaline töötus ja noorte määr. Et need kõik ka omavahel ju tegelikult seotud. Noorte töötusest on meil päris palju siin viimasel nädalal räägitud. Absoluutselt. Minul jääb kohe siin silma tööhõive, et kuigi Eesti on tööhõives alati esirindel olnud, siis viimane aasta see tööhõive veidi langes ja seetõttu ka siin see hea, kuid tasub jälgida kategoorias on. No laias laastus on ka see, et ega Eestis on tegelikult ju päris hästi, kui me pärast vaatame, kus me asume teiste riikidega võrreldes. Aga lihtsalt, et kuna on väikene languse trend olnud, siis on kohe tõstetud ka sinna jälgitavate indikaatorite alla. Aga laias laastus hiljem vaatame, aga tööhõivega on päris hästi. Jah, täpselt nii. Aga alustamegi tööjõus osalemise määrast, sellepärast, et see on selline, ütleme, tööturu või tööhõive baas. See näitab seda, kui palju inimesi sellest konkreetsest vanusegrupist siis on tööturul aktiivsed, ehk siis sisuliselt hõivatute ja töötute summa. Ja nagu meil selle joonise juures on näha, siis Eestis on see olnud pidevalt kõrgem Euroopa Liidu keskmisest, aga me oleme olnud ka pidevalt kasvavas trendis. Me oleme tõusnud oma selle tööjõus osalemise määraga üle 80%, mis tegelikult on Euroopa Liidu võrdluses ka päris hea. Et kui nüüd järgmist slaidi vaadata, siis seal on meil näha, et Eesti on isegi Euroopa Liidus esimene ja meil on see tööjõus osalemise määr nii kõrge, et isegi kui meil siin viimastel kvartalitel on olnud väikest kõikumist ja kui see ka natukene allapoole tuleb, siis see puhver on ikkagi niivõrd suur, et meil see osalemise määr jääb seal, ütleme, Euroopa Liidu võrdluses ka esiriikide hulka nii-öelda. Et me oleme siin võrreldavad Põhjamaadega, kus ka siis see tööjõus osalemise määr on hästi kõrge. Ja ma ütleks, et see on meie oluline selline konkurentsieelis, sellepärast, et see näitab seda, kui palju meil seda tööjõuressurssi on ja palju inimesed on valmis tööturul osalema. Ja see, et meil on aktiivne tööjõud, see on ka oluline eeldus, ütleme, majanduskasvuks, et on seda tööjõuressurssi, mida võtta ja kes soovib tööturul osaleda. Ma arvan sama ja eriti veel Eesti kontekstis, et kui Eesti on selline väike riik ja väikse tööjõuga riik, siis tegelikult on hästi oluline, et kõik inimesed tööturul osaleksid ja see aitab konkurentsivõimele kindlasti kaasa. No absoluutselt, ega pikas perspektiivis, kui vaadata, siis tegelikult ju prognoositakse sellise tööealise elanikkonna vähenemist. Ja selleks, kui me tahame hoida, ütleme seda tööjõu hulka samas mahus, nagu ta praegu on, siis tegelikult see tööjõus osalemise määr peaks vaikselt kasvama. Et ta peaks olema sellises kasvutrendis. Et meil on olukord hea, kui seda pilti vaadata, aga teistpidi ei saa ka jääda nii-öelda loorberitele puhkama, et tegelikult on see tööjõus osalemise määra hoida vaja ja teistpidi oleks selline pidev kasvutrend ka olemas. Absoluutselt. Ja kui me vaatame ka tööhõive määra, siis ka tööhõive määras me tegelikult esimeste hulka kuulume, et siin ajalooliselt oleme Euroopa Liidust alati tööhõive määra poolest siis kõrgemad olnud. Mis nüüd huvitav on viimase kvartali osas, et naiste tööhõive oli tegelikult kõrgem kui meestel.
mis nüüd reaalsuses ei tähenda seda, et naisi rohkem võib-olla tööl käib kui mehi, aga sellist erakordset statistikat mina pole näinud, et naiste tööhõive kõrgem kui meestel on. Üldiselt ega Eestis on ajalooliselt olnud naiste tööhõive hästi kõrge, võrreldes ka teiste Euroopa Liidu riikidega ja kui nüüd tagasi vaadata selle kõik esimese slaidi peale, et siis see sooline hõivelõhe tegelikult on rohelises, et Eestis on paremini kui paljudes teistes riikides. Aga nagu tööhõive poole pealt üldiselt, siis Euroopa Liit ise hindab selles raportis, et see Euroopa Liidu üldine tööhõive määr on täiesti saavutatav, et kõik riigid jõudsalt liiguvad selle poole, päris paljudes riikides on see juba ületanud seda Euroopa Liidu eesmärki, mis on 78% aastaks 2030. Et tegelikult on see täiesti saavutatav sellises kasvutrendis, et päris paljud riigid on selle ületanud, päris paljudel riikidel tegelikult need riiklikud ambitsioonid on palju kõrgemad kui see, mida Euroopa Liit on seadnud, sealhulgas Eestis. Aga ka Eestis see tööhõive määra eesmärk on juba ületatud. Küll seal täpselt piiri peal, aga et see 2030 eesmärk on käes, lihtsalt oluline nüüd vaadata, et kuidas siis järgnevatel aastatel see tööhõive määr püsib, et ta nagu püsiks siis sellest eesmärgist kõrgemal. Absoluutselt, nagu sa ütlesid, et loorberitele puhkama jääda ei saa. Ja selles mõttes, et kus me siin nii-öelda edetabelis siis oleme samuti tööhõive määraga kõrgemal ja oleme eespool Balti naabritest ja Soomest, seega saame, ma arvan, ka siin rahul olla. Ja põhinäitajatest veel töötuse määr, et me näeme siit jooniselt, et kui 2022 aastani me olime alati Euroopa Liidu keskmisest madalamad, siis erinevatel põhjustel majanduslikud tingimused halvenesid ja see peegeldub ka tegelikult tööturu näitajates. Jah, see on üks näitaja, mis Eesti puhul oli nii-öelda oranžis või peaaegu punases. Et siit on ka näha väga hästi põhjus, et meil lihtsalt on olnud siin viimased aastad töötuse kasv, samas kui Euroopa Liidu üldine trend on olnud allapoole. Ehk siis kui Euroopa Liit tegelikult oma kõigi nende näitajatega seab selle eesmärgi, et kõikides riikides peaks toimuma siis selline paranemine, et kõik need näitajad peaks paranema ja samal ajal kõik riigid peaksid muutuma sarnasemaks, et nagu need riikide vahelised erinevused vähenevad. Siis Eesti siin selle töötuse määra puhul on nagu liikunud selles trendis nii-öelda vastupidi, et seda paranemise suunda ei ole. Aga kui nüüd see nädal avaldatud andmeid vaadata, siis on näha, et see töötuse kasv on peatunud, õrnalt isegi allapoole tulnud. Ja kui vaadata veel sisse nendesse 2025 kvartali andmetesse, et siis nagu iga kvartal tegelikult eelmisel aastal see töötuse määr langes. Et see annab nagu lootust, et 2026 tuleb tööhõive määr allapoole ja kui vaadata kõiki prognoose, ka Eesti Pank näiteks ütlevad, et siin 3 aasta pärast on töötus kuskil 6% piiri peal. Et siis kiiret töötuse langust ei tule, aga ikkagi on trend niimoodi vaikselt allapoole. Jah, täpselt nagu sa ütled, siis tegelikult detsembris ka 2025 aastal detsembris töötuse määr seal kuskil 6,5% vahel oli, et selles mõttes saame loota, et prognoosid peavad pihta ja töötus langeb. Ja kui me vaatame, kus me siis edetabelis asume, siis ütleme niimoodi, et olukord kriitiline ei ole, et ma arvan, seal valgusfoori tabelis oranž värv on korrektne. Ja kui me üldse vaatame siin, et mis riikides on töötuse määr kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine, siis tegelikult paistab selline huvitav regionaalne trend välja, et Põhjamaad ja Balti riigid siin Euroopa Liidu keskmisest kõrgema töötusega ongi. Jah. Väga palju on ju ka meil uudistes räägitud Soome töötusest, et palju on olnud koondamisi, et Soomes see töötuse määr on olnud ka pisut kõrgem kui Eestis ja veidi ka püsinud kõrgem, et lihtsalt meie lähinaabritel ka see majanduskeskkond ei ole praegu kõige soodsam ja see töötuse määr on olnud kõrgem. Aga siis edasistel aastatel on ainult paremaks saab minna. Seda arvan ka mina. Ja töötuse võib nii-öelda põhjustada mitmeid erinevaid asju, aga üks nendest asjadest võib ka olla näiteks oskuste ebakõla ja sellele täpselt keskendub ka JER päris pikalt. Ja oskused on tööturu mõttes selles mõttes relevantsed,
et kui inimese tööelu kestab rohkem kui 40 aastat, siis selle ajaga muutub maailm, muutub tehnoloogia, muutuvad ametid ja oskused vananevad. Et kui me mõtleme siin 20 aastat tagasi ajale, siis maailm on ju täiesti teine. Töökohad on erinevad, oskused on uued ja nendega peab kohanema. Ja oskuste uuendamine tähendabki, et sa saad teha tootlikuma tööd ja sa saad majandusluguses konkurentsivõimelisemaks. Ja JER-is on 2 sellist põhinäitajad, millega siis oskusi mõõdetakse, et üks nendest on täiskasvanu hariduses osalemine, mis siis näitab, kui palju oskusi uuendatakse täiskasvanu eas siis. Ja teine on digioskused, mis siis näitavad, kui kaasaegsed need oskused on. Ja mõlemas näitajas me oleme tegelikult Euroopa Liidu keskmisest eespool. Kui näiteks täiskasvanu hariduses 2030. aastaks 60% osalemine on võib-olla saavutatav, siis Euroopa Liidu puhul me näeme, et nemad on see 20% punkti sellest maas, et karta on, et sinna Euroopa Liit ei jõua. Ja digioskustega me oleme mõlemad tegelikult eesmärgist palju maas. Ja kui nüüd vaadata Eesti digioskustesse sisse, siis tegelikult Eestis on väga tugeva digioskustega ja inimeste osakaal suurem kui teistes Euroopa Liidu riikides. Seega see on asi, mille üle uhkust tunda saab. Aga Kirsti, kuidas sulle tundub, et kas eesmärgid on liiga kõrgeks seatud või miks võib nii juhtuda, et neid saavutatud ei saa? Ma ei arva, et eesmärgid on liiga kõrged, et väga paljudel riikidel ikkagi jõudsalt liiguvad selle eesmärgi poole, aga küll Euroopa Liit ise on ka tegelikult päris kriitiline, ütleb, et seal raportis, et need eesmärgid on paljudele riikidele ikka väga kauged veel ja sellist nagu üldist hinnangut vaadates ei ole usku väga, et tegelikult see 2030 eesmärk saavutatakse. Aga teistpidi, ega see oskuste uuendamine, see on ju hädavajalik osa tänapäeva majandusest. Et seetõttu ma arvan, et isegi kui ta on kõrge eesmärk, siis ta on väga vajalik eesmärk. Et minu meelest ikkagi on oluline seda sihti silmes hoida, et majandused keskenduksid sellele, et oleks ligipääs õppimisele, et oleks ligipääs vajalikule õppimisele ja et oleks oskus hinnata seda, milliseid oskusi on vaja omandada, mis koolitusi on vaja pakkuda. Et tegelikult see on see võtmeküsimus ja keerukuse koht, sest et ka nende oskuste vajaduse hindamine ei ole lihtne, et milliseid oskusi tingimata on vaja ja mis on see võtmekoht, mis annab sellise konkurentsivõime kasvu. Ma arvan absoluutselt, et eesmärgid on kindlasti selles mõttes õiged, aga jah, et see 2030 võib tunduda, et see on kauges tulevikus, on ju, aga tegelikult 4 aasta pärast, et 4 aastaga võib-olla need saavutatavad ei ole, kuid ma arvan, et pikas perspektiivis need kindlasti saavutatavad on. Ja kui me nüüd vaatame täpsemalt, et mis oskusi siis Eestis ja Euroopa Liidus vaja läheb, et need suuresti tegelikult kattuvad. Et välja on toodud digioskused ja tehisintellekt, et tehisintellekti juures on selline huvitav nüanss, et on 2 koolkonda. Et on üks koolkond, kes räägib, et tehisintellekt tuleb ja domineerib tööturgu täielikult, et kaotab kõik töökohad ära. Ja on teine koolkond, kes vaatab, et tehisintellekt saab olla kui selline võimestav abivahend töötajatele. Ja kui me nüüd räägime Eesti prognoosidest, siis OSKA prognoosi kohaselt on Eestis 5% töökohtadest ohus tehisintellekti tõttu. Ja ülejäänud töökohtadel saabki tehisintellekti kasutada kui assistenti või kolleegi või abilist. Samuti, mis välja tuuakse on STEM-oskused, kõik loodusteadus, matemaatika, siis on selline huvitav grupp nagu roheülemineku oskused. Et see ei ole nüüd ainult poliitiline oskus siis, vaid tegelikult ka praktiline ja seotud ka julgeolekuga mõnes mõttes. Et kui Ameerika Ühendriikides on näiteks selgelt selline energiaallikas olemas, et kus seda energiat saab või Venemaal, siis Euroopas seda terviklikult ei ole. Et äärmiselt oluline ongi energiaoskused, kestlikkusoskused, rohetehnoloogia oskused, et ka neid prioritiseeritakse tugevalt. Samuti on välja toodud tehnilised ja insenerioskused, sinna alla saab panna ka näiteks ehitajad, et Eestis ehitusega prognooside kohaselt probleeme ei ole. Samuti saab siia alla panna ka töötleva tööstuse, kus Eestis on tegelikult nõudlus töötajatele suur. Et kuigi viimase 10-20 aastaga on töötajate arv töötlevas tööstuses aina langenud, siis tegelikult oskuslikke töötajaid siiski vajatakse.
ja siis huvitavalt on välja toodud ka täiend- ja ümberõppeoskused, et need ongi need reaalsed oskused ja valmisolekud, et täiendada enda teadmisi ja uuendada enda oskusi. Kuidas sulle see nimekiri siin JER-ist paistab? No tegelikult täiesti vastavuses ju sellega, mida OSKA uuringud on laias laastus öelnud, et on vaja rohkem siis tehniliste ja inseneroskustega inimesi, et see vajadus aina kasvab sellise spetsiifiliste oskuste järele. Digioskused on tänapäeval juba baasoskus ilmselt, et see ei puuduta ainult IKT sektorit, vaid läbi majanduse kõiki sektoreid. Et see on selline nii-öelda baasoskuste tase, mis peaks olema tõenäoliselt väga enamus sektorites olemas. Ja laias laastus ka lihtsalt selline üldoskus, et nagu täiend- ja ümberõppeoskus ja valmisolek ennast pidevalt täiendada, et see on ka, ma ütleks, tänapäeva tööturul ja tänapäeva maailmas täiesti elementaarne vajadus, ilma milleta lihtsalt ei jõua kõigi nende tehnoloogiliste muutustega kaasas käia. Et see on kindlasti tänapäeva tööelust üks täiesti lahutamatu osa. Absoluutselt, seega kui soovite enda oskusi täiendada, siis siin on nimekiri, mida Euroopa Liidus ja Eestis vaja läheb. Aga meie täname kuulamast ja kohtumiseni. Aitäh!